Miks kilgiisandal on sääred krõnksus? Elas kord kilgiisand. No sedamoodi, et sooja ilmaga vingutas metsas oma vilespilli ja käunutas viiulit. Aga siis hakkas ilm aegamööda ikka jahedamaks ja päevad ikka lühemaks minema, nii et kilgiisandal tuli oma käsi hommikust peale kella 12 taskus hoida. Ilm läks nii külmaks, et kilgiisand ei saanud enam õieti liikumagi, enne kui päike otse peale hakkas paistma. Aga ega sellega veel hädad lõppend, kilgiisandat hakkas ka nälgu vaevama. No nüüd tuleb ikka küll midagi ette võtta. Aga mida või kudamoodi? Sellest polnud kilgiisandal õrna aimugi. Roomab teine tasahilju ühest kohast teise ja meelde tulevad need rõõmsad soojad päevad, kui ta muudkui hüppas ja kargas. Aga nüüd kere nii külm, et nutki ei tule peale. Rändab siis mehike ikka edasi ja püüab tuju kõrges hoida. Üks päev märkabki kaugel eemal suitsu tõusmas. Kilgiisandal ju hästi teada, et kus suitsu, seal peab ikka ka tuld olema. No ega see maja just siuke olnud, nagu neid Atlanta linnas võib näha. Oli teine palkidest ehitatud ja põrandpalkide vahel punase saviga täis topitud, korstenaga kividest ja savist üles lautud, õige lihtlabasel viisil meisterdatud. Krohvilaastud olid alla pandud ja saviga üle möökerdatud. Aga kilgiisandal tuli ikka ränka vaeva näha, et korstna sisse pääseda. Ta kraapis ja kratsis, kuni viimaks jõudiski sinna maale, kus võis ju natukese tule sooja tunda. No nüüd ei läinud enam palju aega, kui kilgiisandal ju õige mõnus olemine. Ta kogunisti siristas hea meelest, kui kuulis, kuidas tuul väljas nurga taga ulus ja undas. Sedasi jah, vaevalt sai oma külmakohmetusest jagu, kui hakkas elust jälle mõnu tundma. Müüris juhtusid mõned praud ja lõhed olema ja kui lapsukesed tule ääres piima ja putru sõid, siis sattus mõni raasuke ka sinna pragudesse pudelema. Ja kilgiisand oli 7. taevas. Paik, kus ta parajasti kössitas, oli suutigi kitsavõitu, et seal viiulit vingutada. Aga kui õhtu kätte jõudis ja ümberringi pimedaks läks, lasid oma vilespilli lood lahti. Lapsukesed toasid kuulama ja kukkusid naeru mügistama, aga issi raputas pead ja oli õige hapunäuga. No käis see kilgiisanda siristamine jah, sedasi õhta järel ja pereisal hakkas sellest tüdimus peale tulema. Naine ütleb küll, et kilk toovad head õnne, aga mees kostab selle peale, et temale kuluks rohkem õnne ja vähem siristamist Ütleb sedasi ja õikab lõuka kaudu kilgiisandale, et see oma igavese siristamise lõpetaks või vähemast mõne teise loo ette võtaks. Aga kilgiisand siristab muudkui endist viisi edasi. Mees õikab nüüd korstnas, et kui kilgiisand oma siristamist ei jäta, siis kallab ta talle keeva vett krae vahele. Aga kilgiisand õikab vasta, kuum vesi pruuniks teeb mu naha, kui seda kallad, korstna on sul maha. Mees irvitab selle jutu peale ja panebki katla tulele. Kui vesi ju mulisema hakkab ja kilgiisand oma vilespilli ikka valjemini laseb, võtab mees katla ja sortsutab sellest sedamoodi, et vesi läbi ahju pragude alla jookseb. Ei oskanud ta vaene hing aimatagi, mis teuga ta hakkama sai, sest sedamoodi sulatas ta tulise veega kogu savi Lõugas vajus kokku ja mattis meesterahva enda alla. Kui viimaks kivi hunniku alt välja pääses, oli ühest silmast pime ja kombajalgne. Naisterahvas lapsukestega ei tundnud meest enam Hakkavad uurima, et mis ta nimi, kui vana ja kust pärit. Kui mees oli kõik nende pärimised vastanud ja öelnud, et ta ju seesama mees, kes siin kõik see aeg elanud, kostab naine mehe jutu peale, kas ma ei öelnud sulle, et kilgid majasse õnne toovad? Kas seda kutsutaksegi nüüd õnneks, küsib mees vastu. Aga mis sai kilgiisandast, küsid sina? No nüüd, kus korsten maas oli, ei jäänud kilgiisandal muud üle, kui kolis järgmisse majja ja seal jälle kuskile korstna prakku.
ja sedasi kord ühes, kord teises korstnalõõris ta nüüd elutseski kuni tänase päevani välja.